Tervist! Ma avaldasin mõne aja eest video, milles ma uurisin, kas vastavad tõele väited, et valgupulbrites sisaldub olulisi koguseid anaboolseid steroide. Ja selle video lühikokkuvõte oleks, et probleem on olemas, ent puudutab peamiselt mitte puhtaid valgupulbreid, vaid selliseid, kuhu on lisatud igasugust veidrat sodi. Ja minu peamine soovitus on kasutada Euroopa Liidus ja võimalusel Eestis toodetud usaldusväärsete tootjate valgupulbreid. Ja kui sa tahad pikemalt sellel teemal, siis vaata see video läbi. Tänast videot motiveerisid mind tegema levinud väited, et sportlikes toidulisandites, sealhulgas valgupulbrites, leidub suuri koguseid raskemetalle, millele olevat leitud kinnitus sel aastal läbi viidud põhjalikus uuringus. Ma otsisin selle uuringu üles ja lugesin läbi ja räägin sulle nüüd, mis ma sellest arvan ja kas ja kui tõsiselt me peaksime olema mures ja lisaks ma annan sulle video lõpus mõned soovitused, kuidas vähendada riski, et sinu toidulisandis, peamiselt siis valgupulbris, võiks olla ebameeldivalt palju raskemetalle. Kõnealuse uuringu viis läbi Clean Label Project, mis on väga tuntud ja mainekas mittetulundusühing USA-s, mille eesmärgiks on suurendada toidu ohutuse, läbipaistvuse ja puhtuse teadlikkust tarbijate seas. Clean Label Project teeb sel eesmärgil sõltumatuid laboriteste ja nende testide tulemusi peetakse üldiselt väga usaldusväärseteks. Uuringus, mis andis meie tänaseks videoks teema, analüüsiti 160 populaarset valgupulbri toodet 70 tootjalt ja see hõlmas kokku siis 83% USA turust. Ja kokku tehti aukartust äratav rohkem kui 35 000 laboritesti ja valgupulbritest otsiti selliseid saasteaineid nagu raskemetallid plii, kaadmium ja elav hõbe, samuti arseen, ent ka plasti tootmisel kasutatavaid tervisele ohtlikke keemilisi ühendeid PPA ehk bisfenool A ja PPS ehk bisfenool S. Kõik need raskemetallid ja ma vabandan siinkohal väga keemikute ees, et ma ka arseeni sinna sekka topin. Ja lisaks ka PPA ja PPS mõjuvad suuremates kogustes inimesel tervisele pehmelt öeldes laastavalt. Ja ma ei hakka siinkohal pikemalt rääkima, mida jubedat nad kõik sinuga teevad, aga usu mind, sa ei taha, et need samused hakkavad su organismi suuremas hulgas kogunema. Aga nüüd uuringu juurde ja see, mis uuringus leiti, on esmapilgul lihtsalt õudne. Nimelt tuvastati, et 47% toodetes leidus raskemetalle üle piiri ja 21% testidest näitas, et pliid leidub uuritud tootes 2 korda üle piirnormi. Antud leid, ütlen kohe, näitab, et teema on tõsiselt võetav, aga paanikaks kinnitan ei ole põhjust ja kohe ma seletan sulle, miks ma niimoodi arvan. Nimelt piirnormid, mida antud juhul ületati, on kirja pandud seaduses, mida tuntakse üldiselt nime all Prop 65, mille täispikk nimetus on Safe Drinking Water and Toxin Enforcement Act of 1986 ja mis kujutab enesest USA California osariigi seadust, mille eesmärgiks on kaitsta inimesi vähki põhjustavate ja reproduktiivset kahju tekitavate keemiliste ainete eest ja teavitada tarbijaid nende ainete võimalikust kokkupuutest igapäevatoodete kaudu. Tegemist on äärmiselt, ja ma toonitan veel kord, äärmiselt rangete normidega ja näiteks, et seda rangust sulinavaks illustreerida, vähki põhjustava toime puhul on piir tõmmatud sinna, kus mingi kindla aine või ühendi tarvitamine võiks põhjustada vähkkasvajat ühel inimesel 100 000. Mis on ikkagi konservatiivne lähenemine asjale. Näiteks võrreldes samuti tegelikult väga rangete Euroopa Liidu piirnormidega on Prop 65 normid erinevates valdkondades 10 või isegi 100 korda madalamad, mis on ka tegelikult selge, sest kahe süsteemi eesmärk on erinev. Ameeriklased nimelt hoiatavad toiduainetes, antud juhul siis valgupulbrites sisalduvate saasteainete madalate tasemete eest,
mis võivad aidata nende ainete kuhjumisele kaasa pikema aja vältel. Samas kui Euroopa Liidu piirnormid sätestavad kohuslikud piirnormid, millest enam ei tohi ühes tootes mingit kindlat ainet leiduda. Prop 65 lähenemist on ka kritiseeritud, sest mõnedel juhtudel tuleb tootele panna hoiatus isegi siis, kui kahjulikke ühendeid leidub selles vaevu tuvastatavatel tasemetel. Ja muuhulgas seepärast, et see devalveerib selliseid hoiatusi, sest inimesed ei võta neid tõsiselt enam ka siis, kui oleks juba põhjust neid hoiatusi tõsisemalt võtta. Ja põhimõtteliselt ma olen tegelikult selle kriitikaga ka omamoodi nõus, sest me elame kahjuks tänapäeval maailmas, kus raskemetalle ja muid kahjulikke ühendeid leidub märkimisväärses koguses kogu meie toidus. Nii et süüa nii, et me neid üldse ei tarbiks, on sisuliselt võimatu. Ja sama loogikat kasutades me peaksime panema punased hoiatussildid enam-vähem igale tuunikala konservile ja riisipakile, mida toidupoes müüakse. Ja kui kõigel, mida toidupoes müüakse, on punane hoiatussilt, siis see punane hoiatussilt muutub sisuliselt mõttetuks. Okei. See selleks, aga kas mõni antud uuringu leidudest võiks olla ka selline, mis võiks meid ka tegelikult murelikuks muuta? Ja ma ütlen, et tegelikult siin paar asja on, mida tasub välja tuua ja kõrva taha panna. Esiteks leiti nii-öelda orgaanilistest valgupulbritest võrrelduna mitteorgaaniliste valgupulbritega keskmiselt 3 korda enam pliid. Ja kui vaadata sügavamale analüüsidesse, siis torkab selgelt silma, et peamiselt vedasid seda suuremat protsenti taimsed valgupulbrid. Ehk siis, lihtsalt öeldes, taimsetes valgupulbrites leidus oluliselt enam pliid ja tegelikult ka teisi raskemetalle võrrelduna siis valgupulbritega, mis olid loomset päritolu ennekõike siis vadakuvalgupulbriga võrreldes. Ja teiseks, 65% testitud šokolaadimaitselistest valgupulbrites oli pliid üle prop 65 turvapiiri ja 29% neist ületas see tase 2-kordset turvalist piiri. Kaadmiumit esines taimsetes valgupulbrites keskmiselt 5 korda rohkem kui loomsetes valgupulbrites, ennekõike vadakuvalgus. Ja absoluutselt rabav on võrdlus kaadmiumi osas ka erinevate maitsete puhul. Näiteks šokolaadimaitselistes valgupulbrites leiti kaadmiumit 100 korda rohkem kui vanillimaitselistes valgupulbrites. BPA ja BPS-i tulemused olid muide rõõmustavad, sest nende piiri ületav tase leiti antud uuringus vaid 3 valgupulbris 160-st, mis on siis mingi 1,875%. Samas kui eelmises sarnases uuringus aastal 2018 oli see protsent koguni 55. Kui ma nüüd üritan antud riske reaalselt hinnata, siis pean ma esiteks ütlema, et see ei ole väga lihtne. Arvestuslikud alused on erinevad ja Clean Label Projecti puhul ei ole ka väga paljudel juhtudel täpseid mõõtmistulemusi välja toodud, aga meie parima teadmise ja minu hullu ajutöö tulemusena ütleksin ma niimoodi, et näiteks kõrgem kaadmiumi tase küündis arvukatel juhtudest, kus see avastati šokolaadimaitselistest taimsetest valgupulbritest tasemeni, mis tekitaks probleeme ka Euroopa Liidus ja mille kohta võiks kahjuks teaduspõhiselt väita, et see võib olla vähemalt pikema aja jooksul inimesele tervisele problemaatiline või koguni ohtlik. Ja tõenäoliselt küündivad samale tasemele ka kõrgemad näidud sama tootegrupi plii sisalduse puhul. Kokkuvõtteks ma ütleksin niimoodi, raskemetallide sisaldus valgupulbrites on päris probleem, aga õnneks ei ole see väga tõsine probleem ja väga laialdane probleem. Samas, taimsed valgupulbrid ja ennekõike šokolaadimaitselised taimsed valgupulbrid võivad sisaldada tervisele ohtlikke koguseid kaadmiumit ja pliid, mistõttu ei ole nende pikemaaegne tarbimine juhul, kui sa tahad oma terviseriske maksimaalselt alandada, tõenäoliselt optimaalne. Ja ma saan aru, et ma teen seda praegust väidet esile tuues liiga paljudele taimsete valgupulbrite tootjatele, kes koostavad oma tooteid hoole ja armastusega ja näevad vaeva, et need oleksid võimalikult
jamavabad, aga oleme ausad, mina tarbijana ega tegelikult tootjad ei saa olla kunagi kindlad, et see taimne valk või šokolaadipulber, mis nende toodete sisse läheb, on ka tegelikult täiesti ohutu. Ja ma ütlen ausalt ka seda, et mind igasugused sertifikaadid tänapäeval enam kahjuks väga ei veena. Ja minu jaoks oleks argument see, kui tehtaks regulaarne testimine, sõltumatus, hea mainega laboris. Ja ausalt öeldes mul on seda kõike natukene kibe välja öelda, sest mulle tohutult meeldivad šokolaadimaitselised valgupulbrid, aga tänaste teadmiste valguses on minu soovitus tarvitada pigem maineka tootja vanillimaitselist või ükskõik millise maitselist, välja arvatud šokolaadimaitselist Vadaku valgupulbrit. Vadaku valgupulbrit. Sellisel juhul on potentsiaalne kasu kõige suurem ja võimalikud riskid kõige madalamad. Ja üks boonussoovitus sulle veel. Selle asemel, et osta poest igasugust detox-sodi, mille puhul sa tegelikult ei tea, mis aasta sinna sisse topitakse ja mille puhul on reaalne võimalus, et see viib su organismi raskmetalle sisse rohkem, kui sealt väljastada suudab. Tee parem korraliku koormusega treeningut, mis ajab sind higistama ja pärast seda mine kükita natukene saunas, sest need tegevused viivad su organismist raskmetalle välja kohe päris kindlasti. Jõusaalis näeme!